Hei, oled sa kunagi päriselt mõelnud, kuidas elu meie planeedil on nii uskumatult kirju? Või kuidas on võimalik, et elusolendeid leidub peaaegu igal pool, kuhu vaatad? Täna just seda uurimegi. Vaatame, kuidas elu on kohanenud ja miks ta õitseb nii paljudes erinevates paikades. Alustame siis ühest pealt näha lihtsast küsimusest. Kust maakeral üldse elu leiab? Ja vastus on tegelikult peaaegu kõikjalt ja tihti ka kõige oodatamatumates paikades. Vaatame kohe mõnda näidet. Kujuta ette, tuhandete meetrite kõrgusel mägedes, õhk on hõre, temperatuurid on sügaval miinuses ja just siin on koduks lumeleopardile, kes on selle karmi eluga ideaalselt kohanenud. See on ju elujõu täielik musternäide. Ja siis hüppame täiesti teise äärmusesse, soojad ja niisked sood. See vesine keskkond on ideaalne kodu alligaatorile, kes tunneb end mugavalt nii vees kui ka maismaal. See näitabki, kui erinevaid tingimusi elu vajab ja eelistab. Aga nüüd see siin on vist küll kõige uskumatum näide. See pime salamander veedab kogu oma elu sügaval maal, koobastes täielikus kottpimeduses. Tal pole silmi vaja, sest seal pole lihtsalt midagi näha. See on ju puhas evolutsiooni meistriteos. Nii et jah, on täiesti selge, et elule on uskumatult raske mingeid piire tõmmata. Nagu me just nägime, leidub seda nii kõrgetel mäetippudel kui sügavates koobestes, aga tegelikult ka sügaval maapões, ookeanide põhjas ja isegi kõrgel atmosfääris. Elu on tõepoolest igal pool. Iga elusolend on, nagu pusletükk, mis sobib täpselt oma keskkonda. Olgu tegu kõrvetava kuumuse, krõbedat külma, niiskuse või puuga, elu leiab alati viisi, kuidas hakkama saada. Aga see viib meid järgmise suure küsimuseni. Miks need tingimused maal üldse nii erinevad on? Miks ei ole kogu meie planeet üks suur ja ühesugune elukeskkond? Vastus on tegelikult üllatavalt lihtne. Üks sõna – kliima. Just kliima on see peamine jõud, mis loob kogu selle imelise mitmekesisuse, mida me enda ümber näeme. Teaduslikumalt rääkides on need keskkonnatingimused. Mõtle sellele nii. Need on kõik need välised asjad, näiteks kui soe või külm on, kui palju päikest paistab või viima sajab, mis määravad ära, millised taimed ja loomad saavad mingis kohas elada. Ja et sellest tohutust mitmekesisusest kuidagi sotti saada, on teadlased jaganud maailma erinevateks loodusvöönditeks. Nii, vaatame korraks seda kaarti siin. See näitabki meile, kuidas maa on jaotatud suurteks aladeks ehk vöönditeks. Iga värv tähistab piirkonda, millel on omad täiesti iseloomulik kliima, taimestik ja loomastik. See on nagu spikker maa erinevate elupaikade kohta. Ja vaadake seda mosaiki. Meil on siin lopsakad ja kihavad vihmametsad ja siis täielik vastand, kuivad ja karmid kõrbed. Mida rohkem pooluste poole liikuda, seda jahedamaks läheb, tulevad rohtlad ja lõpuks külmad lumised tundrad. Iga üks neist on omaette maailm. Aga tead mis? Lähme sellelt suurelt kaardilt nüüd hästi lähedale. Teeme ühe konkreetse näite palju käega katsutavamaks. Ja meie sihtkoht on muidugi Eesti. Eesti asub geograafiliselt Parasvõõtme leht- ja segametsa vööndi põhjapiiril. Mis see siis täpsemalt tähendab? See tähendab, et just siin saavad kokku nii lõuna poolt tulevad lehtpuud kui ka põhjast tulevad okaspuud. Ja see loobki selle meie ainulaadse ja mitmekesise metsamaastiku. Aga mis on eriti äge, on see, et isegi ühe sellise vööndi sees on tohutult erinevaid elupaiku. Eestis on selleks näiteks metsad, niidud ja muidugi meie täiesti erilised rabad ja sood. Ja igas neist elavad oma liigid. Mõtle korraks meie enda Eesti metsade peale. Seal kasvavad kõrvuti männid ja kuused, aga ka kased ja tammed. Maapinnal on mustikad ja pohlad ning ringi liiguvad suured ja võimsad imetajad nagu karu, hunt ja ilves. Ja siis rabad. See on ju täiesti omaette maailm. Siin kasvab näiteks selline imeloom nagu huulhein, mis on lihasööja taim. Ta püüab putukaid, et saada toitainevaesest pinnasest kätte kõik, mida eluks vaja. See on lihtsalt imeline näide kohastumisest. Aga Eestis on veel üks asi, mis absoluutselt kõike mõjutab ja need on 4 aastaaega. Iga aastaaeg toob kaasa tohutud muutused ja kõik siinsed taimed ja loomad peavad nendega kuidagi toime tulema. Just talv on see tõeline proovikivi. Taimed ei kasva, toitu napib. Ja loomadel on selleks välja kujunenud, erinevad kavalad nipid. Mõned nagu oravad koguvad endale talvevarusid, teised nagu karud ja mägrad magavad lihtsalt talveund. Ja paljud linnud lendavad talveks ära, soojale maale. Okei, võtame selle kõik nüüd lühidalt kokku. Mis me siis teada saime?
Esiteks, elu leidub põhimõtteliselt kõikjal. Teiseks, maailm on jaotatud loodusvöönditeks, mis sõltuvad kliimast. Kolmandaks, Eesti asub segametsavööndis. Ja neljandaks, isegi ühe vööndi sees on palju erinevaid elupaiku nagu metsad ja rabad. Ja nüüd lõpetuseks üks küsimus sulle. Vaata oma koduaknast välja või mõtle oma kodukohale. Milliseid taimi ja loomi sa seal näed? Mis teeb just sinu kodukandi keskkonna eriliseks ja ainulaadseks? Aitäh kuulamast!